Poisid, me just maandusime asustamata saare rannikule ja järgmised 3 päeva peame ellu jääma ainult selleda, mida suudame ise püüda. Esimene päev me just maandusime asustamata saare rannikule. Teine päev me suundume sinna taustal olevale saarele, et uurida rannikuriffe. Ja siis, 3. päeval, kui me vastu peame, suundume sügavasse ookeani, et püüda süvamere elukaid. See saab olema üks hullumeelsemaid väljakutseid üldse. Ja ma võin teile garanteerida, et järgmiste päevade jooksul näete te metsikut möllu. Ma tahan teile näidata, mis meil olemas on, et loodetavasti selle väljakutsega hakkama saada. Meil on machete ja meil on ka see suur harpuunpüss siin, millega peaksime saama rannikult loomi küttida. Lisaks on meil meie tunnuslik Quick Revive. Te teate, et kui siin läheb kõige raskemaks, avame selle pudeli, joome selle ära ja sünnime uuesti. Ma arvan, et meil tuleb ületada päris hullumeelseid takistusi. Ja mehed, meil on siin see müsteeriumi eseme. Selles kotis on midagi, mis aitab meid 3. päeval. Praegu on see üsna kasutu, aga viimasel päeval näete, et sellest on siis palju abi. Ja loodetavasti võimaldab see meil sügavikust mõne ookeanilooma kätte saada. Paneme selle seljakoti kinni ja hoiame asju seal sees. Nagu näete, on minu ümber justkui hunnikutes kraami, mida looded siia randa uhuvad. Saame neid esemeid järgmiste päevade jooksul enda kasuks ära kasutada. Vaadake seda! See ei oleks ellujäämisväljakutse, kui ma ei leiaks rannast kellegi pissipudelit. Mees, mitte mingil juhul me seda ei joo. Kaome siit. Ma ei saa aru, miks inimesed pudelisse pissivad. Sul on ju kogu loodus ümber ringi. Võid ju sama hästi oma kraami välja võtta ja lihtsalt siin looduses kuseda. Meil on siin hunnik triipuitu, mida saame hiljem kasutada küttepuudeks. Triik see kraam siin saab 100% kasutada tule tegemiseks. Siin on mõned paarid plätusid. Mees, vaata seda! See sobib nagu valatult, täpselt paras. Lähme edasi. Lähme! Praegu toimub see, et need loomad ujuvad selles sügaval sinisel avamerel. Nad ajavad söödakala selle ranniku äärde kokku ja toituvad. Ja loodetavasti suudame ühe neist loomadest kinni püüda. Me peame esimesel päeval korraliku kõhutäie saama, sest keegi ei tea, mis järgmiste päevade jooksul juhtuma hakkab. Ja ma arvan, et viimasel päeval satume tõenäoliselt tõeliste koletiste otsa ning meil on vaja kogu võimalikku jõudu, et üks neist kätte saada. See on hullumeelne. Vaata kõiki neid osakesi, mis selle bambuse tüki peal liiguvad. See on juba pikalt meres olnud.
Sest meil oli seal üks hull sukeldumine ja me suutsime endale mõned ilusad kalad saada. Te nägite, et me püüdsime rannikuäärsetel riffidel ja seal oli raske käia, kutid. Ma olin seal tunde, sukeldudes kõikide pragude ja astangute vahel ning me saime 2 ilusat väikest kala. See siin on see, mida me kutsume painted sweet lipiks. Nüüd näete, et teil on need erksad oranžid värvid ja need vastikud väikesed ogad seal üleval. Aga mis nende kalade juures tegelikult väga lahe on see, et nende suu sees näete kohe, et see on erkpunane ja sellepärast neid nimetataksegi sweet lippideks. Ja see on hea söögikala, mida me võime väikestena võtta, aga ta teeb töö ära, natuke nagu mina. See on raspkutid ja mida need tegelased teevad on see, et nad kasutavad oma pikenevat suud. Vaadake seda asja, see on nagu mingi neetud must kunstitrikkvend. Tal on selline huulekomplekt nagu Kylie Jenneril, ta kasutab seda, et ulatuda riffi sisse ja kõikide koorikloomade ning muu sellise juurde. Aga see siin, see saab olema esimese päeva toit. See pole küll palju, aga loodetavasti piisab sellest, et saaksime homme teise päeva vastu minna. Ma olen just kõik need loomad siin ära soomustanud. Nüüd võtame neil kiiresti sisikonna välja. Võtame noa, paneme selle päraku avasse. Ja lõikame otse alla ning avame selle niimoodi. Tõmban kõik sisikonna välja. Me ei taha sellest midagi jätta. Loputame ta puhtaks. Teen sellele kalale mõned sisselõiked, et ta küpseks ühtlaselt ja korralikult mõlemalt poolt. Need näevad tõeliselt uskumatud välja. Lõiked on tehtud. Nad peaksid ühtlaselt küpsema. Lähme teeme lõkke valmis. Lähme! Panin just suure hunniku küttepuid kokku. Kaevame nüüd alla augu, täidame selle süütepuudega ja siis läheb asi käima. Paneme selle otse alla. See ei võta palju aega. See asi läheb kohe täiega käima. SGS kallis. Kõik, minge kirjutage see kommentaaridesse. Kommentaarides käib juba action. Esimese päeva toit on olemas. See asi küpseb kallis. Oh jumal küll, ma pean leidma mõned tükid, mida saaksime kasutada kalaresti ehitamiseks. See on juba hea algus. Aga me asetame need puutükid iga lõkke nurga peale. Nii et ehitasin lihtsalt selle lihtsa kalaresti. Näete, et see on natuke viltu. Sellega mõtleme, et see on natuke viltune, aga töö saab ikka tehtud. Näete, et see, mida tahame küpsetada, oleks ilus ja ühtlane. Nii et võtame oma kala. Olen neid hoidnud oma lestades. Hästi, paneme ühe siia. Oota, mul on see just siin. See on kuum. Saame ilusa ühtlase ja aeglase küpsetuse kutid, kui tuli seal all tugevamaks läheb. Me peame selle kiiremini küpsema panema. Saame seda resti lühemaks teha ja natuke allapoole tuua. Praegu küpseb see ilusti ja ühtlaselt. Nende kalade puhul on hea see, kutid, et me saame neid tegelikult koos luudega küpsetada, mis tähendab, et need valmivad väga-väga kiiresti ja loodetavasti jäävad need mõnusad ja mahlased. Ma olen lihtsalt õnnelik, et meil on esimese päeva jaoks toit olemas. Ma olen väsinud ja nii pagana näljane. Nii, kutid, meil on kala olnud tuvel ilmselt 15-20 minutit ja vaadake seda, see asi on korralikult leegil grillitud mees. Nagu näete, on silm muutunud ilusaks valgeks, mis tähendab, et ta on üsna hästi valmis. Proovime kõigepealt magusat tüki, kutid. Proovime ära, leiame kindlasti ilusat valget liha. Kindlasti ei ole see parim kala, mida ma oma elus söönud olen, kutid, aga see on siin saartel põhitoit. Proovime nüüd parvekala. Selle liha näeb ilus ja valge välja. Ma ei tea, kas ma olen seda liiki varem söönud, nii et ma proovin selle kohe ära.
See on nii õrn. Tõenäoliselt on mul seda kõik näo peal, aga see on nii hea. Ma olen praegu nii näljane. See oleks olnud üks pikk päev. Ma olin tundide kaupa vees. See on nii hea. See ongi kõik, mis alles on. Ma olen ikka veel hullult näljane. Te nägite siinset ökosüsteemi. See ei andnud täna eriti midagi. Kas näete seda saart taustal? Sinna me homme, teisel päeval, suundume. Ja loodetavasti kohtame seal veelgi suuremaid loomi, sest homme on meil tõesti kitsas käes. Näeme siis, kutid. Tere hommikust, kutid! On teine päev ja me oleme maandunud nende hiiglaslike kivide juurde keset ookeani. Me läheme siia teisel päeval jahtima, et näha, kas suudame toitu püüda, sest homme liigume sellest saarest mööda avaookeani sügavatesse vetesse, kus sügavusest tulevad välja hiiglaslikud olendid. Te teate, et meil on seljakotis see eriline asi, mis on siin teisel päeval üsna kasutu, aga homme, kolmandal päeval näete seda. Ausalt öeldes pole mul aimugi, milliste loomadega me siin kokku puutume. See saar on üsna avastamata. Mul pole aimugi, mida me leiame, aga meil on vaja toitu ja peame ellu jääma. Meil on siin kena madal rihv, mis viib selle saare juurde ja just seal me hakkame jahti pidama. Kõik loomad veavad oma saagi selle saare vastu ja purustavad selle seal. Me hakkame läbi koobaste ja ilusa korallrahu ujuma ning ma võin teile öelda, et vee all näete täiesti teistsugust maailma, mida te ilmselt pole kunagi varem oma elus näinud. Siin all on hullumeelne, kutid. Saar on otse minu selja taga. Meil on varustus olemas. On aeg ette minna ja vaadata, mida me teise päeva jaoks kätte saame. Ma ei tea, mida me sealt alt leiame, aga ma olen väga elevil. Lähme nüüd! Wuhuu! Vaata, kui hull see saar on! Wuhuu! Olgu, me ujume sisse, lähme! See on hullumeelne mees. Me läheme sinna sisse. Lähme. Poisid, see koht on hullumeelne. Poisid, me just maandusime selle saare rannale. Orhideerand. Oh, ei, nad ei kavatse. Oota korraks. Olgu, peske end siin puhtaks. Mehed, me just maandusime ühele maailma kõige hullumeelsemale saarele. Me läheme seda kohta uurima, kutid. See on tõesti hullumeelne. Vaadake seda. Vuhuu! Ma nägin nurga taga ühte koobast, kui ma sisse tulin ja ma arvan, et me hüppame vette, ujuvad ringi ja läheme seda uurima. Mul pole aimugi, mis seal koopas sees olla võib. Võib-olla mõned lahedad loomad. Läheme vaatame, mis seal koopas sees on. Olgu, me läheme neid koopasse sisse. Oh, püha taivas! Vaata seda! Vau! Vau! Oi! Vau! Poisid, see on hullumeelne. Me oleme sõna otseses mõttes koopas sees. Nahkhiired lendavad praegu meie ümber ja situvad meid täiega täis. Mulle meeldib see.
kindlasti üks kõige metsikumaid kohti, kus ma oma elus kunagi käinud olen. me äratame mõned neist koertest üles koos Samiga. Mehed, me peame siit ära minema. Kõik need nahkhiired on üles ärganud ja nad on hakanud minu peale pissima ja kakama. See lihtsalt langeb mulle peale ja see haiseb jubedalt. Me peame sellest koopast välja saama ja see on päris jõhker. Me oleme koopast väljas. Nüüd on aeg minna toitu otsima. Lähme! Mehed, vaadake seda asja praegu. Meil on hiiglaslik krokodillkala. Seda asja nimetatakse tegelikult long tongiks. Vaadake neid hambaid sellel elukal. Täiesti hull mees. Ja nad tegelikult kasutavad seda kutid. Mida nad teevad on see, et nad tulevad täpselt nagu krokodill ja haaravad nende hammastega kinni. Nad purustavad oma saagi sellega ja siis imevad selle tagasi oma suhu. Ja me leiame neid tavaliselt veesamba pinnal või madalas vees lihtsalt ringi uitamas. Ja need elukad, nad on kiskjad mees. Ülevalt vaadates on nad peaaegu täiesti maskeerunud. Sa ei näe neid. Ja altpoolt on nad samuti maskeerunud. Te nägite vee all, ta üritas mind hammustada. Need on ühed kõige hullumeelsemad olendid üldse. Ja ma pole kunagi varem sellises suuruses isendit söönud. Mul pole aimugi, kas see asi on üldse söödav. Aga ilmselt siin saare peal inimestele need meeldivad kutid. Nii et täna proovime selle ära. Meil on siin ka see kalmaar.
ja te nägite vee all, kuidas ta värvi muutis. Te märkate, et neil on siin 2 väikest kombitsat. Need on tegelikult nagu tema käed. Ta sirutab need välja ja haarab oma saagi. Ta tõmbab selle siia taha ja seal sees on tal väike nokk. Ja just nii nad närivadki kõiki kalu ja muud sellist. Nüüd, mida nüüd kalmaarid teha suudavad, kutid, on see, et nad võivad välja pritsida suure tindi pilve. Ja see tähendab, et kui keegi neid taga ajab, siis ajab see jälitaja segadusse, kuhu kalmaar kadus. See annab kalmaarile võimaluse põgeneda. Ja loodetavasti annab see meile piisavalt energiat homseks, sest te teate, et me suundume sügavale avamerele. Ja kes teab, milliseid loomi me seal kohtame? Vaadake, krabi, ta üritab mu kalmaari süüa. Oi, see on minu toit teiseks päevaks. Meil on siin need pandanuse lehed, see sobib ideaalselt. Kogume kõik lubatud märgistatud sädemed kokku, viskame need meie lõkkeauku. Meil on praegu terve hunnik puid. Tahame selle küpsetamise käima saada, kutid. Ja on põhjus, miks me nii suure augu kaevasime. Ma näitan teile varsti, miks. Issand! Nüüd küpsetab korralikult. Kõik kirjutage kommentaaridesse, et küpsetab. See põletab GoPro ära. Lähme toome ühe pulga, millega saame seda küpsetada. See peab olema üsna tugev puutükk, sest kala ise pole tegelikult nii väike. Nii et võtame midagi, mis oleks natuke tugevam ja peab olema pikk, täpselt nagu see long tong. Või nagu me seda kutsume, pikk slow. See siin, see võib sobida. Puhastame seda natuke ära, kastame selle ookeani vette. Peetab selle. Põlemise. Veendu, et see oleks veega täidetud. Keritame ka selle otsa ära. Täiuslik, nagu näete, on ta ilusasti terav ja veega läbi imbunud. Nii et me lihtsalt lükkame selle täiesti läbi. Tulen otse välja sealt, kus on tema pärakuava. Ja meil ongi meie massiivne long tongue pulk. Ma võtan selle paha retikese ja paneme selle otse siia leegi kohale. Nüüd olen üles seadnud 2 puldatükki. See küpsetab selle üsna täiuslikult. Meil on meie kalmaar siin pulda otsas, kutid. Selle puhul saame selle lihtsalt otse sisse torgata. Just nii. Ja vaadake seda küpsetamist praegu. See on hullumeelne, kutid. Anname sellele korralikud 20-30 minutit ja siis on ta valmis. Oh jah. Täna teisel päeval on meil olnud üks kõige hullumeelsemaid päevi ja ma olen praegu nii näljane. Te nägite eile, me saime ainult need 2 pisikest kala. Praegu on mul otse enda ees päris kena loom, aga ma pole kunagi varem sellist söönud. Mul pole aimugi, mis maitsega see olla võiks. Pole kunagi varem nii suurt kätte saanud. Olgu, meil on siin korralik ports liha. Proovime selle ära. Poison! See asi on luid täis. Kas sa kuuled, kuidas ma neid puren? See ei maitse hästi. Mulle see ei meeldi. Ja see on luid täis. Seda on raske alla neelata, mees. Maitse ei ole hea. Ma olen aus. See ei ole hea. Aga sellel on sinine skelett. Ma pole seda varem näinud. Proovime seda kalmaari. Jaa! See oli silmamuna. See kalmaar seal. See on hämmastav. Ma lihtsalt vajan, et see kalmaar oleks sama suur kui longshong, sest see asi on lihtsalt luid täis. Ma ei tea selle longtongi kohta. Andke mulle teada, kui te olete kunagi midagi sellist valmistanud. Kuidas teie seda teeksite? Sest nii nagu mina seda tegin, oli see lihtsalt luid täis ja maitse oli imelik. Ma pean siiski proovima nii palju sellest ära süüa kui võimalik, kutid, sest homme vajan ma nii palju energiat kui võimalik, kuna me suundume sügavale avamerele, et see väljakutse lõpetada ja püüda selle kõige metsikumaid loomi. Näeme homme vara hommikul. Soovige mulle edu. Lihtsalt ei maitse õigesti. Poisid. On 3. päev ja me oleme jõudnud sügavsinise ookeanini ja me jälitame selle väljakutse kõige hullumeelsemaid loomi.
meil on praegu mu suur odapüss meie salapärases kotis, poisid, ja me kasutame seda, et loodetavasti meelitada sügavikust välja mõni koletis. Võib-olla tõmmatakse mind sügavusse, võin saada tõsiselt viga. Me peame mingisuguse toidu kätte saama, poisid. Te nägite eile, meil oli see krokodillkala, see oli täis luid. Ja täna peame selle väljakutse korralikult lõpetama. Me vajame midagi, mis oleks tugev, võimas ja tõeliselt maitsev. Kas olete valmis selleks? Siin sees on meil üks salapärane ese ja poisid, see aitab meid täna tõesti palju. Ilmselgelt oleme viimastel päevadel sukeldunud madalas vees, aga just see asi siin muudab meie jaoks kõik. Olgu, me peame selle avama. Olgu, see siin, kutid, on see, mida me nimetame vilkuriks. Põhimõtteliselt laseme selle ookeani põhja ja see toob kõik kalad ülesse. Ja loodetavasti aitab see meil ühe neist koletistest kohata. See on neile nagu väike peibutis. Nad arvavad, et seal on palju kalu ja siis me ujume alla ja laseme ühe väiksema kala pihta. Nüüd on minu ümber igasugused hoovused, kutid. Ja mis toimub on see, et kogu surve tabab seda riffi keset sügavsinist ookeani ja just siin leidubki ookeani koletisi. Nad hakkavad sööda kalu taga ajama. Ja loodetavasti meelitame nad selle peibutisega ligi ja siis puutume nendega kokku. Meil on odapüssi küljes palju nööri, sest et elukad hakkavad nööri välja vedama, mees. Nad hakkavad kaugele jooksma. Ja kui ma sellesse nööri kinni jään, võidakse mind ookeani põhja tõmmata ja see võib mind tegelikult tappa. Hoiame pöialt, et jääme ellu ja püüame koletise. Ma olen selleks valmis. Paneme varustuse selga, kutid. Lähme kohe vette ja otsime koletisi. Lähme! Mu jumal! Mees, te nägite seda just praegu. Võtsin sihiku sellele keiserkalale ja see asi rebis lahti. Ja siis tuli ka üks korralik joppkala. Võtsin talle otse sihiku peale ja panin täiesti mööda. Seal all on häid kalu, aga ma keeran kõik tuksi ja te teate, et meil on vaja ainult ühte asja. Meil on olemas meie Quick Revive. Te teate küll, mis see asi on. Kui me selle võtame, sünnime uuesti.
ja mul saab energia kiiresti otsa, kutid. me peame selle paha poisi võtma ja tagasi alla minema, sest ma tean, et seal all on üks sügaviku koletis. Ta ujub seal kuskil ringi. On quick revive'i aeg. Me võtame selle hullumeelse lilla doosi sisse. Kui me selle võtame, sünnime uuesti, kallid. Olete valmis, kutid? Lähme! No oleme uuesti sündinud, kallis. Ja me oleme täis energiat. Me läheme ookeani koletist püüdma. Me tegime selle ära, kutid. Meil on siin üks tõeliselt ilus jobfish. Vaadake seda looma. Need ongi riffikiskjad, kutid. Need kalad söövad ära kalmaarid, söödakalad ja kõik muu. Nad ei ole see ookeani hiiglane, keda me otsime, aga nad on kindlasti ilusad kiskjad siin rifil. Kutid, seal all on ikka pööraseid loomi. Ja me just leidsime, kus söödakalade parved passivad. Ja ma arvan, et kui me suudame neid ümbritseda, tuleb kindlasti midagi koletuslikku kohale. See on tõesti ilus jobi. Vaata seda seal, me saame selle paati. Poguneme uuesti ja siis lähen kohe tagasi alla, et näha, kas saame selle koletise kätte.
Oh, kutid, me oleme sügavikus tõelise koletise maha löönud. Vaadake, see on korralik koletismakrel. Olgu, lähme paati. Hakkame minema, kapten. Issand. Oh, jumal küll. Me tegime selle ära, poisid. Vaadake, kui suur see makrel siin on. See asi on tõeliselt hiiglaslik. See peab olema üks suurimaid makrelle, mis ma oma elus olen saanud. Vaatame, kas saame selle mulle õlgadele tõsta ja seda hoida. Ma ei suuda isegi oma kätt selle sabale ümber panna. See siin on tõeline ookeani hiiglane mees. See peab olema üks suurimaid Hispaania makrelle, mille ma oma elu jooksul olen saanud. Vaata selle asja suud. See sööb sõna otseses mõttes iga kala, mille me viimastel päevadel oleme saanud tervelt ära ja see on tõeline koletis. Meil on see õnnestunud. Mehed, meil on ookeanist pärit elajas. Ja te teate, et ma olen praegu täiesti vaimustuses. Elvis on läis. Ja me tegime selle ära. Wuhuu! Poisid, meil on olnud üks kõige pöörasemaid päevi üldse. Vaadake praegu meie saaki. Te teate, et me käisime avamerel ja me oleme mõned tõelised hiiglased maha võtnud. Meil on siin see hiiglaslik Hispaania makrel. Paljud teist Ameerikas kutsuvad neid kuningmakreliks. Ja mis teeb need kalad nii uskumatuks, on nende esiosa. Vaadake neid hambaid siin. See on hullumeelne. Ja neil on siin see küljejoon, mis tegelikult jookseb otse mööda nende selgroogu. Ja poisid, kui te lasete neile pihta just sinna kohta, siis see peatab nad peaaegu kohe. Ja sellepärast sain ma sellele kalale üsna kiiresti pidurid peale panna. Ma sain hea kere tabamuse ja see pidi kuidagi tema selgroogu tabama, sest ma aeglustasin teda kohe. Me saime ka selle ilusa jopkala. Need siin, poisid, on ühed kõige tugevamad kalad, kui võrrelda kaalu järgi. Nad on uskumatult head süüa. Nad on sõna otseses mõttes nagu ookeani draakonid. See, kuidas see üles tuleb, on uskumatu mees. Me saime ka selle teise väikese Hispaania makrelli. See on minu jaoks siin saarel nii palju kala, aga meil on 2 kala, mille anname kaptenile ära. Anname neid elukad talle ja jätame kuningamakrelli endale, et teha vägev lõpusöök 3. päeva lõpetuseks. See on ainult õiglane. Anname need kohalikele poistele, sulle, mu mees. Suur aitäh sulle!
jah, kallis, asi ongi selles. Jadame head energiat siin saartel. See on temale. Me võtame selle suure eluka. Me suundume otse inimtühjale rannale, teeme suure lõkke ja hakkame seda kala küpsetama. Lähme! Meil on sügavikust pärit koletis. Nii et me lõikame selle paha reti küljest mõned steigid. Ja ärge muretsege, me anname ülejäänu selle saare kohalikele inimestele ja nad hakkavad seda hullult armastama, mees. Mu nuga näeb selle kala kõrval tõesti pisike välja, kutid. See on hullumeelne. Kuule, need steigid tulevad tõelised julakad. Me lõikame siit ülevalt, liigume otse alla ja lõikame selle lahti. Lõikame lihtsalt alumisosa ära, kuhu me ligi ei pääsenud. Vaadake seda, see peab olema üks ilusamaid lihasid kogu planeedil. Tõeline tükk, vau, olgu. Lõikame siit mõned steigid välja. Proovin seda nii täpselt teha kui võimalik. Te teete nalja või? Meil on siin ilusad makrelisteigid, mis on kohe valmis, otse tule kohale minema. Paneme mõned neist makrelisteikidest nahka rannas päikeseloojangul koos poistega. Paremaks minna ei saa, kutid. Ma olen täiesti elevil. Ja see saab olema puhas valgusüst, mees. Olgu, ehitatame siia lõkke aseme, kutid. See saab olema ideaalne. Vaatega päikeseloojangule. Kolmanda päeva tippkokkamine on kohe algamas. Mul on nii kõva nälg, et võiksin süüa isegi madalalt lendava pardi tagumikku. Kõik, pange oma arvamus kirja. Kommentaarides läheb kuumaks. Oh, pagan, see kõrvetab mind. Olgu. Meil on oma steigid olemas. Ma panen need kohe välja. See hakkab seal otse küpsema. Meil on siin päikeseloojangul lõkkel värsked steigid küpsemas. See asi ujus veel paar tundi tagasi ja nüüd on ta juba kuradima küpsemas. Ma olen nii näljane. Ma olen selle makreli nimel kõvasti vaeva näinud. Ja mees, ütleme nii, ma arvan, et see saab uskumatult hea maitsega olema. Anname sellele tõenäoliselt 10-15 minutit sellel küljel, siis keerame lihtsalt ümber. Pool toores, sõber. Shii! Meil on värske toit olemas. Paneme selle siia alla, me serveerime selle kohe siin. See ongi see hetk, mille nimel kõik on olnud, kutid. Meil on meie ilusad kuningmagrellisteigid. Vaadake seda. See on sõna otseses mõttes muutunud ilusaks valgeks. Ja siis teadki, et see on peaaegu valmis saanud. Ma lihtsalt hakkan seda sööma, kutid, nagu tavalist steiki. Ma olen 3 päeva järjest tegutsenud ja just seda ma vajan. See siin on lihtsalt uskumatult hea, mees. See on nii rasvane. See asi oli tõeline koletis. Kutid, see on olnud üks hullumeelsemaid väljakutseid üldse. Ma söön selle lõpuni. Kui tahate rohkem videoid vaadata, siis meil on neid siin olemas. Ärge unustage laikida ja tellida ja näeme teid järgmises pöörases Offshore Talesis. Näeme siis!